Nii, lõvi ja jaanuar, mis on siis lõvi jaoks oluline? Kui praegu on raske ja keeruline, siis peamine on edasi liikuda, mitte seda olukorda nautima jääda. Märka, et ka imepisike samm on samm edasi. Vahel on tagasiastumine samm edasi, et võtta hoogu. Kanool saab lendu lasta ainult siis, kui esmalt tõmbad seda tahapoole. Astu tagasi, võta hoogu ja liigu edasi. Nii, lõvi, neitsi. Vaatame neitsi ja jaanuar, kuhu seada fookus. Nii, selline uhke, liblikad, lill, rasedus. Mis on parim asi, mis täna juhtuda võib neitsi? Selle päeva potentsiaal on sinus juba kohal. Nagu õis, mis otsustab avaneda. Uus elu, uus valik, uus idee või uus suund, kõik algab sisemisest valmidusest. See on sinu avanemine. Neitsid, teie avanete. Uus algus. Kaalud. Kaalud ja jaanuar. Vaatame edasi. Kaalud ja jaanuar. Nii, selline kaart. Liigne turvalisus on su eluolule ohtlik. Kaalud, eks ole. Kas sa eksisid või sa hoopis kogesid ja õppisid? Kas sa unistasid lihtsalt? Või sa viid unistuse ellu? Kas sa loobud? Või sa proovid uuel moel? Kui süda ütleb jah, siis tegutse. Ära oota õiget hetke. Ära karda muutusi, ära karda riske. Ära karda muutusi, kaalud, ära karda riske. Nii. Järgmine on skorpion. On vähe siuke nohu lõpetamise aeg, aga vaatame. Skorpion ja jaanuar. Nii, skorpion, lase piirangud vabaks. Mis sinu jaoks sümboliseerib? Siin on puu all on lind. Lase piirangud vabaks. Mis on selles uskumuses tõsi? Oled sa sellest täiesti kindel? Oled päriselt lõpuni kindel? Lase piirangud vabaks ja tule peidust välja. Mida sa selleks vajad? Mõtle järgi. Mida sa selleks teha saad? No nii, skorpion. Tuleb siis peidust välja tulla. Ja mõelda, mida sa vajad ja mida sa tegelikult jaanuaris teha saad. Ja ambur. Ambur, jaanuar ja ambur. Ma segan ka korra. Siis mul on nagu parem tunnetus. Ambur ja jaanuar. No nii, siuksed inglid lendavad siin. Ja maastik. Täiesti tavaline inimene on suuteline saavutama ebatavaliselt suuri tulemusi. Ambur, sinul sa oled väga võimekas jaanuaris ja võimeline saavutama ebatavalisi suuri tulemusi. Mis on see, mida sa järgmisena tahad saavutada ja kogeda? Mõtle järgi ja tegutse. Mida sa ka ei mõtleks, mõtle välja. Mõtle veel suuremalt. Jah, sa suudad seda. Nii, amburil on täiega roheline tuli. Ja suurte saavutuste kuu. Kaljukits. Kaljukits, et kuidas teil jaanuar siis on fookusega? Nii, kalad, linnud, naine siin. Taha seda, mis sul on ja sa saad seda, mida tahad. Ole tänulik selle eest, mis sul on. Mis teeb sind täna õnnelikuks ja tänulikuks? Millisel moel on see, mida sa tahad juba täna sinu elus olemas ja end näitamas? Kaljukitsed, olge tänulikud selle eest, mis teil on, märgake seda, mis on teie ümber ja mõtle selle peale, kaljukits, mis sind täna teeb õnnelikuks ja tänulikuks. Ja seda terve jaanuarikuu. Nii, veevalaja. Ma vaatasin, palju mul veel neid zodiaagi märke ongi, aga veevalaja ja kalad ongi.
nii, veevalaja ja jaanuar, veevalaja ja jaanuar. Nii, rebane, mis sinu jaoks veevalaja sümboliseerib rebane? Mis on see miski, mille üle oleksid tõeliselt õnnelik ja uhke? Millise jälje tahad sa siia maailma jätta? Milliseid väärtusi sa soovid edasi kanda? Tähtis on, et see oleks sinu oma ja sulle tähtis. Tähtis on, et see oleks sulle tähtis. Mille üle oleksid tõeliselt õnnelik ja uhke veevalaja? Jällegi väga selline mõtestatud ja mõtle ka selle peale, mida sinu jaoks sümboliseerib siis rebane. Ja viimane, veevalaja oli ära kalad. Nii, kalad ja jaanuar. Kalad ja jaanuar. Selline. Oksad, planeet, mullid. Kui sa teed selle sammu ära, mis siis võimalikuks saab? Üheksõnaga, sinul seisab ees tähtis samm. Ja sa saad mõelda, kui sa selle sammu ära teed, mis siis juhtub, mis siis võimalikuks saab? Ja mõtle selle jada peale, et mis siis sealt edasi dominoefektina toimuma hakkab, kuhu see jada edasi viib. Iga väiksemgi samm või valik loeb ja täidab suuremat eesmärki. Hakka väikeste sammudega liikuma, dominoefekt läheb käima ja need täidavad suuremat eesmärki. Väga vägev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On küll kõik 12 sodiaagi märki said oma kaardi, oma fookuse selleks jaanuari kuuks, kuhu ennast nagu edasi seada. Ja ma arvan, et väga äge. Vaatame, mis ma siis veebruarikuuses teen nende fookuse kompassi kaartidega. Kui sul tekkis huvi selle vastu, ma panen lingi siia alla, et sa saad tutvuda nende fookuse kompassi kaartidega lähemalt ja soetada ka ise endale need koju, et sa ei peaks vaatama selliseid üldiseid, vaid ise endale personaalseid fookuse seadmisi nõksusid. Tšau, kõike kaunist sulle!